Margus Tsahkna tahab minna sõtta Trumpi ja Iisraeli nimel. Margus Tsahkna tahab viia Eesti väed Iraani, et toita Trumpi ja Netanyahu verejanu, mis on kõige sarnasem Putinile. Margus Tsahkna lakub nende genotsiidiliste tendentsidega valitsuste taldu, kes pommitasid noorte tüdrukute kooli, tappes üle 170 lapse paar nädalat tagasi. Ja kes saaks unustada 42 200 naist, last ja eakat Gaza genotsiidis. Kas see mees peaks esindama Eestit ja meie rahva huve? Või kas Margus Tsahkna on üldse õigel pool ajalugu? Ja kas ta õõnestab meie julgeolekut ja meie suhteid Euroopa riikidega? Arutame asja, siin on tsükkel. Ma ei ole ammugi olnud suur Margus Tsahkna toetaja, suuresti tänu sellele, et tema soojad suhted Iisraeli esindajatega olid hetkes, kus Gaza genotsiid oli kõige tulisemas perioodis. Oli häbiväärne kuulata, kuidas massimõrva läbi viinud riik oli Eesti suur sõber, korraldades presidendi ja saadikute visiite ja kulmineerides isegi Iisraeli saatkonna avamisega Tallinnas. Riik, mis on ehitatud koloniseerimisele ja isegi ka antisemiitlusele, ei tohiks olla Eesti väärtusruumis. Aga see kõik on eskaleerunud viimase paari nädalaga, kus Trump, kes on aastakümneid kritiseerinud igasuguste sõdade alustamist Iraagis ja Afganistanis. These warhawks, they want to draft your kids to die in wars and they will never fight themselves. Alustas järjekordse sõja Lähis-Idas, sest see on ju see, mida peavad USA presidendid tegema. Ja nüüd on valmis Tsahkna heitma Eesti sõtta, öeldes, et ei saa kuidagi öelda, et USA sõda Iraaniga poleks Eesti sõda. Vabandust, mida sa ütlesid? Olles valmis aitama nii Ameerikat kui ka Iisraeli? Halloo? Milleks? Et nõrgestada Venemaad? Palun vaatame, kes ostis just õli Venemaalt, täites nende sõjakohvreid jälle. Tsahkna ei saa ka piisavalt Iisraeli tiigrihüppest ehk nende tehnoloogia arengutest, mis on lihtsalt see, et tehisarufirmad toodavad uusi põnevaid viisi, kuidas pommitada tsiviilisikuid. Lõpetades Gideon Saarega pressikonverentsi ütles ta, et kinnitan Eesti rahva nimel, et see side ja sõprus jäävad kestma igavesti. Minu nimel? Sinu nimel? Ma ei tea. Ei aitäh. Margus Tsahkna ei räägi minu eest ja ma arvan, et ta ei räägi ka sinu eest. Kõik küsivad praegu, et miks Trump üldse selle sõja alustas ja see on ausalt hea küsimus, sest need samad vabariiklased, kes on olnud risti vastupidi selle igasugusele sõjategevusele Lähis-Idas, on pidanud hakkama muinasjutte leiutama, et seda sõda seletada. Olgu see tuumarelvade kohe valmimine, mis on pidanud juhtuma kauem, kui mina olen elus olnud. That Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. Olgu see ajatolla autoritaarne režiim, mida ta kindlasti on, aga me teame, et see on halvim valik seda probleemi lahendada. Vaat siis Iraaki, Afganistani, Liibüat, Kuubat, Guatemalat, Brasiiliat, Panamat, Grenadat, Venezuelat. Või siis lihtsalt klassikaline kadedus loodusvaradele. Aga mis on kõige tõenäolisem, on kombinatsioon Trumpi edevusest, Iisraeli võimust üle Ameerika ja selle praeguse administratsiooni verejanust. Illustreeritud sekretär Hegsethi lükkest muuta kaitseministeerium sõjaministeeriumiks. Lisa sinna natukene fašismi ja rassistliku esteetika tagaajamist ja sul on ilus katalüsaatorist visata prügasti Iraaniga tehtav tuumakokkulepe ja pommitada miljardite dollarite eest koolimaju, samal ajal kui elukallidus on laes. Super! Ma ei usu, et Tsahkna on nii loll ja teadmutu, et ta ei oleks kursis kõikide nende juhtumitega. Ta teab, et Trump soovib edendada ebademokraatilist režiimi, mis ei ole paralleelne tema enda liberaalsete vaadetega. Ta on ju Eesti 200. Aga ei, Tsahkna on argpüks. Ta panustab Euroopa ja Eesti ja demokraatia vastu. Ta usub, et Ameerika ütleb NATOst lahti ja ilma Ameerikata on Eesti nõrk. Nii et otsib sooja kohta hetkel valitsevate sõjaparunite juures, selleks, et USA ei keeraks äkki see nädal kinni Ukrainat abistavaid finantskraane. Mida ta ei näe, on see, et Trump ja Iisrael on kiusajad. Neil ei piisa kunagi. Annad sõrme, võtab käe. Mis töötab, on kollektiivne vastuseis üle Euroopa. Euroopa oleks võinud vähemalt säilitada enda usaldusväärsuse sellega, et öelda välja, et see on USA ja Iisraeli valikuline sõda, aga ei. Enamus valis vaikimise või lihtsalt vaikselt kaasa noogutada. Ma arvasin, me õppisime sellest, et Trump järjekordses seniilsushoos oli majas võtma üle Gröönimaa, lubades sõdida NATO-ga üle järjekordse muinasjutu, öeldes, kuidas see tagab maailma turvalisuse. Euroopa tookord ei lasknud endale nii väga pähe istuda.
välja arvatud selle, et nad suurendasid drastiliselt oma sõjakulutusi. Ja kiusaja leidis end ebasoodsast olukorrast, sest nii palju kui Euroopa nõjatub USA najale, on sama situatsioon ka ameeriklast. Piisab sellest, et Holland ei luba ASML-i silikontehnoloogiat riigist välja ja USA majandus on prügikastis. Ameerika võib palju klähvida, kuid see ainult töötab siis, kui naiivsed ülikonnad nagu Tsahkna lähevad asjaga kaasa. Iraani rünnak on nii leiutatud probleem ja me ei saa 5. artiklit venitada selleks, et naaseda koloniseerimise juurde. Ja me ei oleks üksi, kui me seisaksime vastu järjekordsele mõttetule sõjale. Me poleks üksi, kui me ei oleks nõus sõtma eestlasi ohtu. Me oleksime sellises norrakate ja hispaanlastega, isegi jaapanlaste ja korealastega. A war that the Spanish government and, I would say, the entirety of Spanish society has condemned from the first moment. We do not support it and think it is illegal. Tsahkna alluvus jõujunnidele on õõnestamas meie suhteid demokraatiaga, õõnestamas meie suhteid teiste Euroopa Liidu riikidega. Kõige hullem see tugevdab meie sõltuvust USA abile ja teeb meid nõrgaks Putini ees, mis suurendab järjekordselt julgeolekuohtu. Nagu viimsed paar aastat näitavad, on Tsahkna pidevalt valel pool ajalugu, mis tähendab, et praegune oht Eestile ei vaibu Iraani sõja lõppemisega, kuna iganes see ka ei juhtuks, vaid ta paneb Eesti kehva olukorda siis, kui Trump otsustab Kuubat, Kolumbiat või Mehhikut rünnata mingil teadmatul põhjusel. Nii naiivne mees, kes teeb Eesti väärtusruumi vastaseid otsuseid, ei tohiks olla meie esindaja maailmalaval. Temasugused poliitikud nõrgestavad turvatunnet maailmas, kui need, kelle sõjaväed on suurimad, tunnevad end kui kohtunikud, kes võivad sekkuda siis, kui neile on soodne. Suveräänsus my ass. Sama retoorikat näeme ka me Reformierakonnas, nagu näiteks Marko Mihkelsonist või siis Eerik-Niiles Krossilt, kes on tõesti käest ära läinud, rõõmustades selle üle, et ajakirjanikke pommitatakse. Further rocket attacks were reported against Nahariya and Aga nüüd on nendega liitunud veel 31 riigikogulast. Sinna kuuluvad näiteks Helmede, Pereerakond, Poolametsad, Riina Sikkut, ma veel lootsin raisk, ja kunagine olümpiamedalist Kristiina Šmigun-Vähi. Äkki oleks pidanud suusatamise juurde jääma. Nad vist ei tee väga palju murdmaad seal Iraanis. Mis on vajalik, on tugev välispoliitika, mis kaitseb Eesti huve, mis suudab Venemaa agressiooni vastu seista, samal ajal hoides joont Ameerikaga oodates uut valitsust. Ilma selleks, et Eesti peaks hakkama USA ja Iisraeli kolooniaid aitama ehitama. Võtame šnitti Hispaania ja Norra praegusest välispoliitikast, et säilitada meie imidž paipoisist. Kui te lähete järgmine kord hääletama, siis mõelge selle üle, et enamus inimesi Riigikogus, kes pooldavad hetkest sõda Iraaniga, on parempoolsetes erakondades, nagu EKRE, Isamaa ja Reformierakond. Kas teie tahate minna sõtta Lähis-Idaga selleks, et täita USA ja Iisraeli huve, või te tahate Eesti eest seista? Siin oli tsükkel, pange like and subscribe. Näeme 4. maailmasõjas.